Iga riik, mida Ratcliffe isiklikult külastab, kas sõlmib temaga kokkuleppe või kaotab oma valitsuse. Ja ta maandus just Havannas. Esimest korda üle pika aja lendas CIA direktor Kuubale ja kohtus otse Kuuba riikliku julgeolekujuhiga. Tõsiasi, et see oli julgeolekuasutuste vaheline, mitte diplomaatiline vestlus, ütleb täpselt, millest selles ruumis tegelikult räägitakse. Trumpi administratsioon on alates jaanuarist kehtestanud Kuuba suhtes üle 240 sanktsiooni, peatanud vähemalt 7 naftatankerit enne, kui need jõudsid saarele, ja sisuliselt katkestanud 80–90% Kuuba kütusevarustusest. Sellest ajast alates on elektrivõrk sisuliselt kokku varisenud. Kuuba ei läbi räägi siin tugevast positsioonist. Ta peab läbirääkimisi, sest tal hakkab tegutsemisruum otsa saama. 2 päeva enne Ratcliffe'i saabumist postitas Trump Truth Socialis, nimetades Kuubat läbikukkunud riigiks, kes palub abi. Ratcliffe oli seal selleks, et isiklikult üle anda Trumpi sõnum, et USA on valmis tõsiselt arutama majandus- ja julgeolekuküsimusi, kuid ainult siis, kui Kuuba lõpetab USA vastaste varjamise saarel. Otseene viide Venemaa ja Hiina sõjalisele kohalolekule, millele Washington on juba kuid tähelepanu juhtinud.